Alates 7. oktoobrist 2023 on Iisrael olnud rahvusvahelise avaliku arvamuse kohtus ja iga päev süüdi mõistetud. Paljudele selle kriitikutele, vaenlastele ja igat sorti ja eri poliitilise taustaga antisemiitidele on süüdistus selle vastu selge. Kolonialismi jäänukina, mis poleks kunagi tohtinud eksisteerida ja mis vääris 7. oktoobril rünnakut. Ja et see on apartheidi riik, mis sooritab genotsiidi, on vaieldamatu. Aga mis siis, kui kõik need süüdistused, mida liberaalne korporatiivmeedia iga päev võimendab, on vaid müüdid ja valed, mida saab lihtsa uurimistöö ja juriidilise loogikaga süstemaatiliselt paljastada ja ümber lükata? Sel nädalal saates Think Twice arutame tõde Iisraeli üle kohtus koos föderaalkohtunikuga, kes on just kirjutanud olulise uue raamatu Demolishing the Case for the Prosecution of the Jewish State. Tere tulemast saatesse Think Twice. Kas on võimalik kirjutada Iisraeli vastu esitatud süüdistustest, mida esitavad need, kes soovivad seda hävitada, lihtsalt mõistetaval, kuid süstemaatilisel viisil? See suudaks ümber lükata eeldused, mis on suure osa Lähis-Ida konflikti kajastuse ja arutelu aluseks. Maailmas, kus uus põlvkond ajakirjanikke ei paista enam eriti huvituvad faktidest, vaid pigem ideoloogilistest argumentidest ja eeldustest, ei pruugi võib-olla keegi, kes peaks sellist raamatut lugema, seda tegelikult teha. Kuid siiski on oluline, et me uuriksime neid argumente ja eeldusi nii, nagu teeks seda kohtus, ning vaataksime, millised neist süüdistustest, kui üldse, peavad lähemal uurimisele vastu. Võib-olla ei ole objektiivselt ja sõltumatult kinnitatud tõenditel ega ajaloolistel faktidel mingit tähtsust woke-aktivistide jaoks, kes esinevad ajakirjanike või isegi rahvusvahelise õiguse ekspertidena. Aga see peaks kõigile korda minema. On olemas mõned tõsised ja heatahtlikud inimesed, kes väidavad, et kõige rohkem vajame praegu nutikaid sotsiaalmeedia strateegiaid või trikke, mis on mõeldud noorteni jõudmiseks, kes saavad oma uudised ja teadmised maailma kohta TikToki voogudest. Aga nemad ja ka meie kõik vajame samuti süstemaatilist ja hästi põhjendatud faktide ja tõe kogumikku. Ja meil on hea meel, et täna on meiega keegi, kes on just seda teinud. Roy K. Altman on föderaalkohtunik, kes töötab Ameerika Ühendriikide Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtus. Ta sündis Venezuelas, kuid immigreerus lapsena Ameerika Ühendriikidesse. Ta õppis Columbia ja Yale'i ülikoolides ning töötas 6 aastat Ameerika Ühendriikide abiprokurörina. Seejärel tegeles advokaaditööga, enne kui nimetati 2019. aastal föderaalkohtunikuks. Ja ta on uue raamatu Israel on Trial, Examining the History, the Evidence and the Law autor. Kohtunik Roy Altman, tere tulemast saatesse Think Twice. Aitäh, et mind kutsusite. Aitäh, kohtunik, et leidsite aega täna meiega liituda. Tahaksin alustada küsimusega, mis ajendas teid just praegu seda raamatut kirjutama? Iisraeli ja konflikti kohta palestiinlaste ning teistega, kes tahavad seda hävitada, on kirjutatud lugematul hulgal raamatuid. Mis teeb selle raamatu ainulaadseks ja eriti ajakohaseks? Nii et ma kirjutasin selle raamatu mitte päris 7. oktoobri pärast, vaid pigem selle tõttu, mis järgnes 7. oktoobrile. 7. oktoober oli kohutav, nagu me teame. Massimõrvad, pea maharaiumised, tervete perekondade elusalt põletamine nende kodudes, hommikusöögilaua taga, rahutantsupidudel. Aga mis oli peaaegu veelgi šokeerivam. Pidage meeles, me kõik oleme palestiinlaste vägivallaga juba aastaid harjunud. Aga võib-olla veelgi šokeerivam oli reaktsioon 8., 9. ja 10. oktoobril. Mitte tuhandete kilomeetrite kaugusel, vaid siin meie pühades institutsioonides, minu alma materis, Columbia ja Yale'i ülikoolis ning teistes meie rahvusvahelistes organisatsioonides, mis paljudel juhtudel loodi ja asutati just selle eesmärgiga. Tõelise katastroofilise genotsiidi järel juutide vastu, et ei tuleks enam kunagi hetke, kus juudi tsivilisatsioon oleks ohus. Ja ometi
Hetkel, mil me vajasime neid institutsioone kõige rohkem, lääne tsivilisatsiooni ajaloo pöördepunktis pöörasid kõik need institutsioonid juutidele selja. Nii võtsin ma endale ülesandeks hakata reisima üle kogu riigi, pidada kõnesid peaaegu kõigis 50 osariigis, igasugustes kirikutes, enam kui 60 kolledžis, õigusteaduskonnas ja keskkoolis. Iisraelist, selle minevikust, valusast olevikust ja lootusest helgemale tulevikule. Ja siis sain aru, et paljud inimesed, kes minu ettekandeid kuulama tulid, olid ise föderaalkohtunikud. Nii alustasin programmi, mille raames viisin föderaalkohtunikke üle kogu riigi. Enamasti mitte juudid, kes polnud kunagi varem Iisraelis käinud, Iisraeli, et nad saaksid ise oma silmaga näha, mis seal tegelikult toimub. Ja sellest sündis midagi tõeliselt muutvat ja inspireerivat. Ja nimelt see, et need kohtunikud tulid Iisraelist tagasi ning hakkasid oma koduosariikides Alabamas, Arkansas, Nebraskas käima ringi oma koolides, kolledžites ja kirikutes, rääkides Iisraelist. Tegelikult pidasin paar nädalat tagasi ettekande Alton Newssulis Upper East Side'il. Saali oli kogunenud võib-olla 300–400 inimest. Ja 2 noort meest, mitte juudi päritolu, tulid minu juurde ja ma küsisin neilt, mida teie siin teete? Kas olete usku vahetamas või mis? Ja nad ütlesid ei. Me pidime teiega kohtuma, sest me olime 2 föderaalkohtuniku kohtunikuabid, kelle te Iisraeli viisite. Ja nad ütlesid, kohtunik, mida te meie kohtunikega tegite? Ja ma küsisin, mida te mõtlete? Nad ütlesid, et nad tulid Iisraelis tagasi täiesti muutununa, koos PowerPointi esitlustega, mida nad nõudsid kõigil vaatama. Teistel kohtunikel, kohtupersonalil, nende õigusabilistel, advokaatidel. Ja seda olen ma näinud üle kogu riigi. Muide, nüüd on fondis piisavalt raha, et viia iga Ameerika föderaalkohtunik, kes iganes soovib, sinna edaspidigi. Ja siis sain ma kõnesid osariikide ülemkohtu kohtunikelt üle kogu riigi, kes küsisid, kuule, mis diskrimineerimine see on? Meie tahame ka Iisraeli minna. Miks te võtate ainult föderaalkohtunikke? Ja nii ma alustasingi programmi iTreki kaudu. Esimene programm oli Maailma Juudi Kongressi kaudu föderaalkohtunikele. Teine programm toimus Ösistreki kaudu, et viia osariikide ülemkohtute kohtunikud Iisraeli. Ja mul on uhke öelda, et nüüd oktoobris viime me 20 osariikide ülemkohtute kohtunikku sinna. Tegelikult pidasin ma just kõne Texas Public Policy Foundationis, TPPF-is, Austinis, Texases, mis on suurepärane organisatsioon. Saal oli rahvast täis. Ei, juute tegelikult polnud. Ja enamik Texase ülemkohtu liikmetest istus esireas. Ma ütlesin, et hei, ma ei võta teid kõiki esimesele reisile kaasa. Te peate kivi-paberkäärid mängima, teate küll, aga see näitab lihtsalt, kui inspireerivad need reisid on ja kui suur vajadus nende järele on. Aga asja mõte on vastata sinu küsimusele otse. Viimase 3 aasta jooksul olen pidanud tuhandeid vestlusi inimestega üle kogu riigi Iisraeli teemal. Olen jõudnud arusaamisele, et kogu arutelu Iisraeli üle taandub tegelikult 6 peamisele asjale, mida inimesed Iisraeli kohta usuvad. Ja tegelikult, kui eemaldada kogu vaenulikkus, emotsioonid ja tiraadid, on igaüks neist 6 väitest oma olemuselt juriidiline väide. Ja nii ma mõtlesin endamisi, miks mitte rakendada sama juriidilist metoodikat, mida kohtunikud, vandekohtunikud ja advokaadid kasutavad iga päev kohtusaalides ja advokaadibüroodes üle kogu riigi. See on ajaproovile vastu pidanud metoodika, mida oleme kasutanud 100 aastaid. Ja see on metoodika, mida me teame, et võime usaldada, sest me kasutame seda. Seal, kus tõe rääkimine on kõige olulisem. Meie kohtusaalides, kus kellegi elu on kaalul. Ja rakendame seda iga ühele neist 6 väitest ning vaatame, mis juhtub. Ja just sellepärast ongi raamatu nimi Israel on Trial. Me paneme Iisraeli kohtu alla. Me esitame need 6 väidet. Iga peatükk käsitleb 1 väidet. 6 peatükki, 6 väidet. Rakendame asjakohast metoodikat. Me toome välja faktid ja anname otsuse üht või teistpidi. See ongi raamatu idee. Aitäh, et kuulasite Think Twice'i. Ükskõik, kas kuulate meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatate meid otse Facebookis, X'is või JNS-i YouTube'i kanalil, palun pange JNS-ile like, tellige kanal, vajutage kellukesele, et saada teavitusi ja andke meile häid hinnanguid. Samuti lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobini igapäevane taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame.
Igapäevast saadet leiate nimega Jonathan Tobin Daily JNS-i kanalilt kõikides kohtades, kus te taskuhäälinguid kuulate. Ja nüüd tagasi tänase programmi juurde. See on tõesti hea uudis föderaalkohtunike kohta, sest ma arvan, et me mõlemad teame, et siin riigis on vaja teha palju õiguslikku tööd antisemitismi ja antisionismi vastu võitlemisel. Aga nagu sa ütlesid, oled sa välja toonud need 6 põhilist süüdistust Iisraeli vastu, mida oled analüüsinud. Aga enne kui me nendesse süvitsi läheme, arvan ma, et tuleb vastata küsimusele, arvestades, kui paljud ajakirjanikud, samuti peaaegu kõik akadeemias ja teistes ühiskonnasektorites, on valmis uskuma neid valesid Iisraeli kohta, mida sa selles raamatus ümber lükkad, siis miks sa arvad nii? Inimesed, keda on sunnitud neid uskuma. Sest need sobituvad kogu sellesse mürgisesse neomarksistliku ideoloogiate komplekti rassi ja ühiskonna kohta, millesse nad on juba indoktrineeritud. Sõltumata faktidest kuulavad isegi kõige paremini põhjendatud, uuritud ja vaieldamatuid vastuväiteid. Ja kui mitte nende jaoks, siis kellele see raamat on mõeldud? No, ma ütlen selle kohta 2 asja. Esiteks olen ma viimaste nädalate jooksul pärast raamatu ilmumist olnud hämmastunud kümnetest ja kümnetest kõnedest, sõnumitest ja e-kirjadest, mida olen saanud. Kas minu sõpradelt või pereliikmetelt, kes on minuga ühendust võtnud, et öelda, et mõned nende sõbrad, pereliikmed, töökaaslased või inimesed, keda nad tunnevad oma laste kooli kaudu, helistasid neile ja ütlesid, kuule, ma olin varem Iisraeli suhtes 2 vahel või olin Iisraeli vastu selle või tolle põhjuse tõttu. Ja ma lugesin sinu sõbra raamatut ja ma ei teadnud varem ühtegi neist asjadest, mis seal kirjas olid, sest mulle ei õpetatud neid kunagi ja ma ei ütle enam kunagi neid asju. Ja teine asi, mida ma selle kohta ütlen, on see, et see tilluke valim, aga ainult viimase 2 nädala jooksul on väga kooskõlas sellega, mida ma olen näinud oma esinemistuuri jooksul üle kogu selle riigi viimase 3 aasta jooksul. Ja see on nii, et üle kogu selle riigi tulid minu juurde inimesed, see ei pruugi olla just kõne päeval, vaid päevadel või nädalatel pärast kõnet nende kogukonnas. Oli see siis Pittsburghis, Kentuckys, Ohios või kus iganes see oli. Võtsid minuga ühendust minu kabinetis või sõbra kaudu ja ütlesid, tead mis? Ma postitasin varem Gaza kohta. Ma kandsin varem kefiet. Ma arvasin varem X, Y ja Z. Ja ma ei teadnud midagi nendest asjadest, millest sa selles kõnes rääkisid. Ja ma ei tee seda enam kunagi. Ja mõned neist ütlevad isegi vabandust. Ja miks see siis juhtub? See juhtub eelkõige sellepärast, et see, mida ma arvan, võtab kogu interneti tähelepanu enda alla, nagu sa oma küsimuses mainisid. Eeldus on, et kõik Ameerikas on oma ajud välja lülitanud. Kõigil on lillad juuksed ja kefie ning nad tahavad lääne tsivilisatsiooni hukku. Ja see lihtsalt ei vasta tõele. Need on kõige valjemad hääled internetis. Igaüks, kes interneti jälgib, saab aru, et algoritm premeerib toksilisust. See premeerib valjust. See ei pruugi tegelikkust kajastada. Olgu. Ja muidugi on oluline olla nördinud mõne asja üle, mida me internetis näeme. Muide, me peaksime olema veelgi rohkem nördinud selle üle, kuidas see imbub peavoolu meediasse. Nick Kristof kirjutas täna naeruväärse artikli sellest, kuidas me peaksime hoolima palestiinlaste vägistamistest. Kus ta oli 7. oktoobri massiliste vägistamiste asjus? Milliseid lugusid ta selles artiklis räägib? Kes on neid kinnitanud? See on naeruväärne, kui kinnisideks tal on saanud juudid ja ainus juudi riik maailmas. Ja ta ei ole ainuseks. See on tüüpiline ka teistele peavoolumeedia inimestele mujal. Aga me ei tohiks unustada, et inimesed, kes töötavad New York Timesis või kellel on lillad juuksed, kannavad kefiehi ja karjuvad Columbia ülikoolis oma juudi kaasõpilaste peale, moodustavad väga väikese osa riigist. Ja ma olen viimastel aastatel üle kogu riigi ringi käinud. Ja nüüd ütlen ma teile järgmist. Riiki saab üldjoontes jagada 3 peamiseks rühmaks. Esimest rühma nimetame umbes 10%. See ei pruugi olla täpselt 10%. Mõnes kohas on see palju vähem kui 10%. Mõnes kohas on see rohkem kui 10%. Aga üldiselt nimetame seda 10%. Nemad on ägedalt Iisraeli vastased. Nad on täielikult alla neelanud kõik need valed, millest me raamatus räägime. Jah,
Mõnda neist võiks mõistusega veenda, aga paljud neist on osa sellest mõtteviirusest, mis meie ühiskonnas tõesti levib. Ja sellel on palju vähem pistmist juutidega kui vihkamisega kõige vastu, mida Ameerika esindab. Nad usuvad, et Ameerika on maailmas kurjuse jõud, et Ameerika eelkäijad ja esivanemad olid ise kurjad ning et suured ülekohtu tuleb heastada, ilmselt kõike seda õõnestades, mille eest Ameerika on alati seisnud. Ma arvan, et see on väga väike osa, nagu ma ütlesin, umbes 10% riigist. Siis on umbes 30% riigist, kes on väga patriootlikud. Nad armastavad Ameerikat. Nad mõistavad, et juudid on olnud lahutamatu osa sellest, mis on aidanud Ameerikal viimased 3 sajandit õitseda. Nad usuvad Lincolni sõnadesse, mille kohaselt oleme ameeriklastena peaaegu valitud rahvas. Lincoln ei kasutanud kunagi sõnu juhuslikult. Ta valis alati oma sõnu sihilikult. Need on asjad, mida uskusid Washington, Adams, Twain ja Hamilton, et Ameerika väärtused ei ole Inglismaa väärtused. Me pidasime sõda, et me ei peaks olema nende moodi. Väärtused, mis ulatuvad tagasi palju iidsema ja rikkama traditsiooni juurde, juudi traditsiooni väärtused. Ja mis need väärtused on? Usuline sallivus, eneseväljendusvabadus ja meritokraatlik ühiskond, mis põhineb eelkõige õigusriigil. Need on Ameerika väärtused ja need on ka iidse ning väärika juudi rahva väärtused. Ja 30% ameeriklastest usub sellesse. Muide, nad mõistavad ka seda, et Iisrael on Ameerika kõige olulisem geostrateegiline liitlane maailmas. Korduvalt üle kogu riigi, kirikutes ja koolides tulevad minu juurde inimesed mereväest või sõjaministeeriumist või valitsuse tehnoloogiahangetest ja ütlevad: kohtunik, sa ei tea pooltki sellest. Me müüme Iisraelile ühe sõjatehnoloogia seadme. Muide, me tõesti müüme selle neile, stimuleerides sellega Ameerika majandust just seal, kus see kõige rohkem loeb, sõjatööstuskompleksis, ja luues tuhandeid Ameerika töökohti. Ja siis nad ütlevad mulle, et Iisrael teeb midagi, mida meie kunagi teha ei saaks, sest me ei ole kogu aeg sõjas, nii nagu nemad. Nad katsetavad seda lahingus. Reaalses olukordades jaamid. Minuti kaupa hinnanguid selle kohta, mida see teeb õigesti ja kuidas see lahinguväljal valesti toimib. Ja siis paar aastat hiljem öeldakse mulle, et Iisrael annab selle meile tasuta tagasi ja see on tundmatuseni muutunud. 10 korda parem, kui see oli. 10 korda paremini ettevalmistatud tulevasteks sõdadeks, mis on tulemas, sest Iisrael on neid täiendanud tehisintellekti tehnoloogia, kvantarvutuse, masinõppe ja küberjulgeoleku sõjatehnoloogiaga, mida nad arendavad. Nad on meie peedalabor, meie arenduslabor, mis teeb kogu meie töö tasuta ära ja annab selle meile tagasi nii, et me saame seda kasutada viisil, mis on valmis tulevasteks sõdadeks, mis meid ees ootavad. Aga see on 30% riigist. See jätab järele suure laia keskosa, 60% ameeriklastest. Muide, raamat on kindlasti kirjutatud sellele 30%-le, sest mulle öeldakse pidevalt, isegi juudi gruppides või kristlike sionistide gruppides: kuule, ma armastan Iisraeli. Ma tuitan Iisraeli. Aga ma olen nendes vaidlustes ja mul ei ole piisavalt argumente, et kaitsta Iisraeli laimude ja valeväidete vastu. See raamat annab neile inimestele vajaliku arsenali. Aga nagu ma ütlesin, on olemas suur lai keskosa. Need 60% ameeriklastest, kes nad on? Nad tahavad tööl käia. Nad tahavad hästi tasustatud töökohta. Nad tahavad saada ametikõrgendust. Nad tahavad saata oma lapsi turvalistesse ja kindlatesse koolidesse. Kui nad on ülikoolis, tahavad nad käia loengutes. Nad ei taha, et nende lõpueksameid segaksid protestid, kus on inimesed kefiiehtega. Nad tahavad tüdrukutega tutvuda, nad tahavad, et nende Ameerika jalgpallimeeskond võidaks laupäeval. Nad tahavad pidudele minna. Ja neid ei huvita ülemäära konflikt, mis toimub tuhandete kilomeetrite kaugusel, kui nad on avatud mõistlikule arutelule. Neil on avatud südamed ja avatud meeled. Nad on heatahtlikud ameeriklased, keda tõsiselt huvitab selle riigi ja lääne tsivilisatsiooni tulevik ning heaolu. Ja kui me suudame neile pakkuda tervemõistuslikke ja ratsionaalseid argumente, mida nad vajavad selle teema mõistmiseks, siis saame hakata neid vaktsineerima, kaitstes neid mõtteviiruse eest, mis levib suure osa lääne tsivilisatsioonist. Ja seetõttu ütlen ma alati, et kui 3 või 5 aasta pärast läheb keegi sellest laiast keskosast peole, õhtusöögile või grillile ja kuuleb üht neist valesüüdistustest Iisraeli vastu, genotsiid, kolonialism, apartheid või mis iganes see ka poleks, siis saavad nad minna ja öelda sõbrale: kuule, tead mis? Siin on see raamat.
ma tegelikult ei tea sellest eriti palju. Aga üks mees, keda ma Miamis tunnen, tundub teadvat, millest ta räägib. Võta raamat, loe 3. peatükki, joome õlle ja räägi mulle, mida arvad. Ja kui raamat suudab seda teha, siis arvan, et see on olnud tohutu edu. Jah, olen sinuga selles osas nõus. Nüüd tahan pöörduda esimese 6 süüdistusest, mida sa käsitled. Et juudid on kolonistid Iisraelimaal. Ja palun sul selgitada üht õiguslikku mõistet, mis on sinu argumendi jaoks oluline. Mis on igamine? Ja kuidas see mõjutab arutelu Iisraeli üle? Jah, ma vastan siis lihtsalt esimesele küsimusele, ma arvan, et omandi preskriptsiooni küsimus, mis tähendab seda, et kui üks pool valdab teise poole vara piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt umbes 7 aastat, siis seaduse järgi võib see vara minna tema omandisse. Omaniku tahte vastaselt ja avalikult võib see pool saada selle vara tegelikuks omanikuks, kui mõned tingimused on täidetud. Üks tingimus on see, et teine pool ei vaidle vastu. See on tõesti oluline. Teine tingimus on see, et sa ei võtnud teiselt inimeselt vara ebaseaduslikult ära, näiteks ei ajanud teda relvaähvardusel maalt minema. Seadus ei hakka sind sellise ebaseadusliku käitumise ees premeerima. See tuleb tavaliselt ette juhuslikes olukordades, näiteks kui kuskil Ohios on suur põllumaa ja keegi tegelikult ei käi seal kaugel 200 aakri kaugusel asuvas farmi osas. Või Pennsylvania kuberneri tagahoovis. Jah, täpselt. Ja sul on oma lambad minu maal söömas ja kui sa seda piisavalt kaua teed, me ei luba teisel inimesel, kes oleks pidanud oma maa ulatuse suhtes tähelepanelik olema, tulla ja sind välja tõsta pärast seda, kui oled seda 10 või 20 aastat kasutanud. Nii et see väide töötab muidugi mõlemat pidi, eks. Esimene punkt on see, et juudid on selle maa põlisrahvas. Olgu. Ja kuidas me seda teame? Me teame seda, sest meil on 3 erinevat tõendite kategooriat, mida ma oma raamatus väga põhjalikult käsitlen ja mis kõik seda väidet kinnitavad. Need 3 kategooriat on see, mida ma nimetan maapõuest leitavateks tõenditeks. Arheoloogilised tõendid, mis ulatuvad tuhandete aastate taha ja seda näitavad. Inimesed, kes elasid Jordani jõe ja Vahemere vahelisel maal, olid juudid, kes rääkisid heebrea keelt, praktiseerisid heebrea juudi usku ja andsid oma lastele edasi heebrea juudi nimetraditsioone. Ja nad on seda teinud sellel maal tuhandeid aastaid. Teiseks, kirjalikud allikad, dokumentaalsed tõendid. Jällegi, minnes tagasi tuhandete aastate taha, sageli muide kirjutatud Iisraeli iidsete vaenlaste poolt, on väga oluline tuletada 2 olulist õiguslikku. Õiguslikku põhimõtet sellest väitest. Esimene on see, et me anname palju suurema kaalu, kui sinu seisukohta toetava väite ütleb välja üks sinu vastastest, eks? Sest me ei ootaks, et sinu vastane ütleks midagi, mis aitaks sinu seisukohta. Ja seega, kui sinu vastased ütlevad midagi, mis on sulle soodne, pöörame sellele suurt tähelepanu, eks? Teine punkt on see, et me omistame ammu enne vaidluse tekkimist tehtud väidetele erilist kaalu ja peame neid usaldusväärseks, eks? Mõtle selle peale. Sul on naabriga vaidlus, aga 20 aastat olite te sõbrad. Ja 18 aastat tagasi ütlesid sa midagi, mis on nüüd kasulik või oluline ühe või teise poole väite jaoks. Me tahame seda kuulda. Me tahame teada, mis see asi oli 18 aastat tagasi. Sest kui sa selle 18 aastat tagasi ütlesid, ei osanud sa kunagi ette kujutada, et selline vaidlus võiks tekkida. Seega anname sellele erilise usaldusväärsuseks. Ja seetõttu on väga oluline, et kui me räägime kividest maas ja kui me räägime sõnadest lehel, tuhandeid aastaid enne seda, kui üldse eksisteeris sionism, kaua enne seda, kui oli olemas palestiinlane, kaua enne seda, kui moslemitest araablased kunagi Iisraeli maad vallutasid. Aastal 639 Pekeroor pärast Jarmuki lahingut kirjutasid ja rääkisid Iisraeli vastased, nii kivid maas kui ka sõnad lehel, sellest, kuidas inimesed, kes elasid Jordani jõe ja Vahemere vahelisel maal, olid juudid, kes rääkisid heebrea keelt, järgnesid juudi usule ja andsid oma lastele edasi juudi nimetraditsioone nagu Eliezer ja Elijahu, David ja Benjamin ja nii edasi. Muide, ma toon teile lihtsalt ühe hämmastava näite sellest. On olemas papüüruse rull, mis pärineb umbes 2400 aasta tagusest ajast. 400 Kristus.
ja see räägib sellest, kuidas tollased juudid ei tohtinud 15. kuni 21. Nissanini süüa midagi hapendatut. Mis see on? See on pesaipüha, mida meie juudid tähistame tänapäevalgi üle kogu maailma, kus me ei söö hapendatud tooteid 15. kuni 21. Nisanini. Neid traditsioone on Iisraeli maal järgitud tuhandeid aastaid, ammu enne seda, kui islam üldse olemas oli muide. Pea meeles, et maailma esimene mainimine Iisraelist pärineb Steeliast, mille kirjutas Merneptah, Ramsese 13. poeg, kogu Egiptuse vaarao, aastal 1205 e.Kristus. Muhammed sündis alles aastal 570 p.Kr. Islam ei eksisteerinud maailmas enne 610. aastaid p.Kraasus. Moslemid ei tunginud Iisraeli aladele enne aastat 639 p.Kraasur. See tähendab, et juudid elasid ja valitsesid Iisraeli maad tuhandeid aastaid enne seda, kui maailmas üldse eksisteeris islam. Ja kolmas kategooria on verisoontes. Ja see on DNA tõend. Viimastel aastakümnetel on teadlased, nii juudid kui mittejuudid, läbi viinud kümneid geneetilisi uuringuid kõigi suuremate juudi populatsioonide kohta maailmas, kasutades kümneid erinevaid geneetilisi markereid. Ja kõik need uuringud on kinnitanud mitte ainult seda, et maailma suuremad juudi populatsioonid on omavahel tihedalt geneetiliselt seotud, vaid ka seda, et me kõik oleme üksteisest lahku läinud. 2000 aastat tagasi Levandis, maal, mis asub Jordani jõe ja Vahemere vahel. Ja miks see nii oluline on? Sest kui sul on üks tõend, on see hea. 2 tõendit, see on suurepärane. Aga kui 3 sõltumatut tõendit, mis üksteist ei tunne ega ole oma lugusid kokku leppinud, kinnitavad üksteist, siis hakkame jõudma lõpliku järelduseni. Ja mida kinnitavad meile maa sees olevad kivid ja lehel olevad sõnad? Et aastal 70 p.Kr. 2000 aastat tagasi, täpselt nagu DNA tõendid näitavad, vallutas Rooma Titus, keiser Vespasianuse poeg, kes pärast oma isa surma ise keisriks sai, Jeruusalemma hävitas ja põletas maha templi, mille juudid sinna ehitasid ning saatis juudi elanikkonna või suure osa sellest pagendusse üle kogu maailma, moodustades nii diasporaa kogukonnad, mis levisid hiljem üle kogu maailma. Kinnitab seda, mida DNA meile on näidanud. Jah, ma arvan, et see on veenev argument ja väga oluline. Järgmine süüdistus, mida sa käsitled, puudutab väiteid, et Iisraeli kaasaegse riigi asutamine oli mittelegitiimne. Ma arvan, et legitiimsuse ja seaduslikkuse küsimust ei arutata ühegi teise riigi puhul maailmas. Ja kogu maailma ajalugu on täis rahvuslikke konflikte, kus legitiimsuse üle võib vaielda, olgu see õiglane või mitte. Ma arvan, et küsimus on selles, miks on ainus rahvusvaheline liikumine, mis on pühendatud olemasoleva riigi hävitamisele, suunatud ainult Iisraeli vastu. Ja mida see ütleb meile arutelust, mis näib keskenduvat peamiselt juutide õiguste eitamisele, mis rahvusvahelised foorumid aktsepteerisid juba 100 tagasi, kuid enamik rahvusvahelise õigusega tegelevaid inimesi näib arvavat, et see ei oma tähtsust. See on väga oluline tähelepanek, sest üks asi, millest inimesed minu arvates aru ei saa, on see, et Iisrael on tegelikult suhteliselt vana riik. Tegelikult, ja ma ei räägi talmudistlikust või piibellikust Iisraelist, ma räägin kaasaegsest Iisraeli riigist, mis asutati 1948 aastal ja sai maailma 59. riigiks. Ja praegu on ÜROs esindatud 193 riiki. See tähendab, et kui arvutada, siis Iisrael on tegelikult vanem kui 67% maailma riikidest. Ja see on sellepärast, et nii paljud riigid loodi samamoodi nagu Iisrael. Koloniaalvõimude, peamiselt Euroopa päritolu riikide poolt. Lihtsalt tõmmati kaardile üsna juhuslikult jooned ja loodi täiesti uusi riike. Ilma suurema tähelepanuta nende elanike suhtes, kes uutesse loodud riikidesse kaasati. Nii moodustati Lähis-Idas paljud riigid 1940-ndatel, 50-ndatel ja 60-ndatel. Nii moodustati paljud riigid 1940-ndatel, 50-ndatel ja 60-ndatel Aasias ja eriti Aafrikas. Aga loomulikult ei protesti keegi Kameruni või Botswana loomise vastu. Keegi ei protesti Liibanoni, Süüria, India ja Pakistani või Iraagi loomise vastu.
mida muide valitses Saudi perekond, kuningas Faisal, kellest sai esimene Iraagi kuningas, kuigi ta polnud üldse iraaklane. Kedagi ei huvita võõra monarhi pealesurumine kolonialistliku võimu poolt. Keegi ei mäleta seda, keegi isegi ei tea seda. Pea meeles, maailmas on 57 moslemi riiki ja 22 araabia riiki, kokku 2 miljardi elanikuga. Aga maailm ei suuda taluda ühte väikest juudi riiki nende esivanemate kodumaal, kus elab vaid 7 miljonit juudi kodanikku. Nagu täna hommikul minu raamatu arvustuses ajakirjas Law and Liberty viimases reas öeldi, see oli minu arvates suurepärane arvustus, ei ole tegelikult Iisrael see, kes kohtu all on. Meie oleme, sest see ütleb palju rohkem meie kohta ja meie valmisoleku allakäigu kohta lääne tsivilisatsioonina iseenda ees seista. Kui see ütleb selle väikese, justkui mõttetu ja ebaolulise riigi kohta, mis asub tuhandete kilomeetrite kaugusel. Et kogu maailm näib olevat otsustanud Iisraeli hävitada, kuigi see on ainus lääne, pluralistlik ja liberaalne demokraatia selles piirkonnas. Aga et sinu küsimusele otse vastata, siis rahvusvaheline õigus sätestab 4-osaline testi, mille alusel võib rahvas saada riigiks. Inimesed ütlevad mulle kogu aeg, kas pole natuke ebaõiglane, et palestiinlastel pole oma riiki? Ma ütlen neile alati 3 asja. Esiteks, neil on riik olemas. Seda nimetatakse Jordaaniaks. Pea meeles, et Briti-Palestiina mandaat, mida britid okupeerisid võõra koloniaalvõimuna aastatel 1917 kuni 1947, hõlmas nii tänapäeva Iisraeli kui ka tänapäeva Jordaaniat. Juudid uskusid pärast 1917. aasta Balfouri deklaratsiooni, et kogu see maa, Briti-Palestiina mandaat, antakse juutidele. Tegelikult asusid piibli ajal mõned juudi hõimud, sealhulgas Manasse ja Gaad, Jordaani jõe Jordaania poolel. Aga nii ei läinud, sest koloniaalvõimud mõistsid, kui väga nad vajavad eelkõige naftat ja araablaste toetust ees ootavates maailmasõdades. 1920-ndatel kinkisid nad eraldasid 77% Briti-Palestiina mandaadist ja lõid riigi Palestiina araablastele. Araablastele, kes elasid selles mandaadis. Ja seda riiki nimetati algselt Transjordaaniaks, mis tähendab Jordani jõe teisel pool, ning hiljem sai sellest Jordaania kuningriik. Ja täna tunneme seda lihtsalt kui Jordaaniat, kus on muidugi palestiinlasest kuninganna, palestiinlasest prints, kellest saab selle Palestiina riigi Jordaania kuningas ja üle 60% elanikkonnast on palestiinlased. See pole takistanud neil oma palestiinlastest kodanikke välja ajamast, eriti 1979-ndatel, ega soovimast, et nad tagasi tuleksid, ähvardades neid vägivallaga. Muide, sest nad teavad, et Palestiina elanikkond on destabiliseeriv ja täis džihadistlike moslemi vennaskonna kalduvusi. Nad teavad lühidalt öeldes seda, mida paljud inimesed lääne ülikoolides ei paista teadvat. Nimelt, et probleemiks on palestiinlased, mitte juudid ega ausalt öeldes enamik araablasi. Aga teine asi, mida ma ütlen, on see, et Iisrael, ja me jõuame selle juurde kohe, olen kindel, on tegelikult koos lääne kogukonnaga pakkunud palestiinlastele, kes jäid alles sellele 23% Briti-Palestiina mandaadist, mis lõpuks määrati juudi riigile omaenda Palestiina riiki. Iisrael ja juudid on pakkunud neile palestiinlastele teist Palestiina riiki 6 erineval korral. 1936 aastal Peeli komisjonis, muide see juhtus seetõttu, et araabia palestiinlased korraldasid ülestõusu, mis viis juutide massilise tapmiseni aastatel 1936 kuni 1939. Seal oli üks, mis ta nimi nüüd oligi, näitleja Ruffalo, kes just tegi filmi Palestiinast 1936 aastal. Filmis ei mainita seda kordagi. Milline üllatus! Juutide massitapmine, mis toimus tol ajal selle ülestõusu käigus Palestiina araablaste poolt. Muide, tol ajal ei pidanud nad end tegelikult palestiinlasteks. Nad soovisid olla liidetud Süüria kuningriigiga. See lihtsalt näitab, kui vähe neil oli sidet või tunnetust mingisuguse iseseisvuse suhtes maal, mis on nüüd Iisrael. Alles siis, kui Iisraelist sai jõukas, võimas ja liitsev riik, ütlesid nad, ei, me ei taha olla osa Süüriast, me oleme selle maa põlisrahvas. Kui me mõtleme seaduse ja loogika peale, peaksime alati arvestama inimeste aja jooksul muutuvate argumentidega. Aga asja mõte on selles, et 1936 aastal Peeli komisjonis anti araablastele riik, mis hõlmas tegelikult umbes 70% maast Jordani jõe. Land between the Jordan River and the Vahemere vahel. Nad lükkasid selle tagasi.
Jällegi, 1947 aastal ÜRO jagamisplaani ajal lükkasid nad selle tagasi. 1967 aastal pärast kuuepäevast sõda ütles Iisrael araablastele, me ei taha neid alasid, Lääne-Kallast ja Gazat. Me tahame need teile tagasi anda. Me ei taha neid inimesi valitseda. Palun ainult ühte asja. Tunnistage meie õigust eksisteerida ja lõpetage genotsiidiline sõda meie vastu. Laske meil siin rahus elada. Araabia riigid kogunesid kõik 1967 aasta septembris Sudaani pealinna Hartumi, et arutada Iisraeli ettepanekut ja tulid sealt välja oma 3 eiga. Ei rahu Iisraeliga, ei läbirääkimisi Iisraeliga, isegi mitte Iisraeli eksisteerimisõiguse tunnustamist. 1993 kuni 1995 Oslo rahuprotsessi ajal. Palestiinlased vastasid pakkumisele saada oma riik 5-aastase etapilise programmiga, mis pidi neile andma oma riigi. Läänekaldal ja Gazas järgnes sellele tohutu vägivallalaine. Enesetapurünnakud, mis tapsid üle 1000 juudi. Büssides, pitsarestoranides, bar-mitzvadel ja pulmades üle kogu riigi. See lõpetas suuresti Oslo rahuprotsessi. Siis loomulikult aastal 2000 see on ilmselt kõigist kõige kuulsam. Kus Bill Clinton uskus, et Yasser Arafat peab Camp Davidi kohtumisel vastu võtma Palestiina riigi, mille Iisrael talle pakkus. Mille kohta Bill Clinton ise ütleb, et ta ei suutnud uskuda, et see üldse laual oli. Peaaegu kogu Lääne-Kallas, kogu Gaza ja loomulikult pool Jeruusalemmast Palestiina riigi jaoks. Ja isegi selle lükkas Yasser Arafat tagasi. Ja siis loomulikult 2008 aastal pakkus Ehud Olmert sarnast kokkulepet ja taas lükkasid araablased selle tagasi. Miks? Sest nad ei taha 2 riigi lahendust. Me peaksime olema ausad, et kui me räägime 2 riigi lahendusest, siis me surume araablastele peale midagi, mida nad on meile korduvalt öelnud. Ja küsitlustes pärast 7. oktoobrit on nad meile taas kinnitanud, et nad ei taha ega usu sellesse, sest nad tahavad täielikult Araabia riiki jõest mereni. Araabia keeles ei öelda jõest mereni, Palestiina saab vabaks. See on loosung, mille nad mõtlesid välja naiivsetele üliõpilastele Ameerikas. Araabia keeles on fraas: jõest mereni, Palestiina saab olema ainult Araabia riik. Ja seda sellepärast, et nad tahavad täielikult Araabia riiki, kus poleks ühtegi juuti. Kolmas asi, mida ma ütlen, on see, et kui me räägime rahvusvahelisest õigusest ja rahvusriikidest, antropoloogid ja keeleteadlased on maailmas tuvastanud umbes 7000 rahvust, kuid nagu ma ütlesin, on ainult 193 riiki. See tähendab, et üle 98% maailma rahvastest ei oma riiki, sealhulgas muidugi palestiinlased. Ja see ei ole üllatus. Oma riigi saamine on raske, tuleb täita need 4 tingimust. Mis need 4 tingimust on? Kas sul on määratletud elanikkond? Kas sul on võimekus pidada välissuhtlust? Kas sul on keskne tõhus valitsus? Ja 4, kas sul on määratletud piirid? Iroonia seisneb siin muidugi selles, et Iisraeli riik täitis kõik need 4 tingimust juba oma asutamisel 1948 aastal ning on täitnud neid iga sekund, iga päev alates 1948 aastast kuni tänaseni. Kuid üle 140 riigi kogu maailmas on nüüdseks tunnustanud väidetavat Palestiina riiki Juudamaal ja Samaarias ehk Läänekaldal ning Gazas. Isegi kui see ei vasta vähemalt 2 neist 4 tingimusest, puuduvad tal määratletud piirid. Ja tegelikult on paljud lääneriigid, kes on hiljuti tunnustanud Palestiina riiki, silma paistnud sellega, et nad keelduvad tunnistamast, kus need piirid üldse oleksid, sest nad teavad, et neid pole olemas. Ja teiseks, mis veelgi olulisem, isegi kui neil oleks määratletud piirid, siis kindlasti puudub neil ühtne keskvalitsus, rääkimata tõhusast valitsusest. Gaza on nüüd 2 jagatud. Osa sellest valitseb Hamas, keda ükski neist riikidest ei taha näha Palestiina rahvast juhtimas, kuigi nemad on ainsad, kellel on mingigi rahva mandaat. Teist ossa juhib Iisraeli armee, keda samuti ükski riik, kaasa arvatud Iisrael ise, ei taha näha palestiinlasi valitsemas. Juudamaa ja Samaaria ehk Läänekallas on samuti lõhestatud. Osa sellest juhib Palestiina omavalitsus, vana, korrumpeerunud, täiesti ebaefektiivne ja ebapopulaarne valitsus, kelle kohta palestiinlased ise on öelnud, et nad ei taha, et see neid esindaks.
ja osa sellest juhib Iisraeli valitsus, keda samuti need 140 riiki üle maailma, mitte ükski neist ei taha näha palestiinlasi valitsemas. Nii et ühe tõhusa valitsuse asemel on palestiinlastel vähemalt 3 erinevat valitsust, millest ükski ei ole legitiimne ega tõhus. Jaa. Nüüd, nagu te juba vihjasite, käsitleb järgmine teie raamatus käsitletav süüdistus Palestiina araablaste riikluse küsimust. Ma arvan, et on väga oluline teha nii, nagu te just tegite. Käia läbi ajalugu sellest, miks Palestiina riiki praegu olemas ei ole, nagu te oma raamatus teete. Ometi ei ole see niivõrd faktide üle vaieldamine, kuivõrd küsimus selles, mida on mõistlik oodata, et palestiinlased aktsepteeriksid. Kas probleem ei seisne siin? Mitte niivõrd selles, et Palestiina araablased on järjepidevalt tagasi lükanud arvukad riikluse pakkumised. Kui selles idees, et pole mõistlik neilt oodata, et nad elaksid rahus juudi riigiga, ükskõik, kus selle piirid ka ei jookseks. Me puutume selle teemaga kogu aeg kokku palestiinlaste puhul, kes elavad Juudamaal ja Samaarias, eks. Me jõuame selle juurde, kui räägime apartheidi küsimusest, mis ilmselt ongi järgmine teema. Ja see ongi, et kuidas see siis õiglane on. Inimesed ütlevad, et Juudamaal ja Samaarias on sõjaväelised kontrollpunktid, millest palestiinlased peavad läbi minema, et ühest linnast või külast teise jõuda. Ja ma ütlen neile, et keegi ei tahaks neid kontrollpunkte eemaldada rohkem kui iisraelased ise. Mul endal on pereliige, kelle poissõber tapeti ühe sellise kontrollpunkti juures naissoost palestiinlasest enesetapu terroristi poolt, kes lasi end õhku ja tappis nii iseenda, tema kui ka veel mõned teised. Igal aastal saadavad juudi emad ja isad oma poegi ja tütreid surema terrorirünnakutes, pussitamistes, tulistamistes ja pommiplahvatustes nendes kontrollpunktides. Keegi Iisraelis ei taha neid, kuid need on vajalikud selle tõttu, mida me Gazas nägime. Pea meeles, me ei pea spekuleerima, milline näeks välja palestiinlaste elu ilma Iisraeli kaitseväe kontrollpunktideta lääne kaldal, sest meil oli päris eluline katse Gazas. 2005 aastal tegi Iisrael täpselt seda, mida rahvusvaheline kogukond nüüd ütleb, et Iisrael peaks tegema Juudamaal ja Samaarias, läänekaldal. Nad ei viinud ära ainult kõiki kontrollpunkte, nad viisid ära kõik inimesed. Nad viisid sealt ära kõik sõdurid, sulgesid kõik baasid, evakueerisid kõik juudi asunikud, likvideerisid kõik Iisraeli sinna rajatud linnad ja külad ning kõik kasvuhooned. Ja siis läksid nad kalmistutele ning kaevasid üles juutide surnukehad, et need Iisraeli tagasi matta, näitamaks palestiinlastele, et me tõesti jätame selle maa täielikult teile. Jumal õnnistagu teid, laske oma riigil seal õitseda, olge edukad, olge meie rahumeelne naaber. Ja loomulikult, vaid aasta hiljem valisid Gaza palestiinlased võimule terroristliku organisatsiooni, kelle eesmärk oli Iisraeli hävitamine. Et me ei unustaks, siis Hamasi põhikiri ütleb selgelt, et kui leiad juudi iga puu taga ja iga kivi all, tuleb ta tappa. See on tsitaat Hamasi põhikirjast. See on Gaza palestiinlaste poolt valitud valitsus. Ja siis veetsid nad järgmised aasta või 2 kõik oma poliitilised vaenlased välja juurides, visates neid katuselt alla, piinates, hukates neid ja nende perekondi, kuni nad olid ainsad, kes Gazat valitsesid. Ja siis asusid nad tööle, muutes selle maailma kõige keerukamaks terroritunnelite võrgustikuks, mida maailm kunagi näinud on. Kasutades miljardeid dollareid rahvusvahelist abi, mitte ainult eurooplastelt ja ÜRO-lt. Meile meeldib neid süüdistada ja nende üle nalja teha, et nad on nõrgad, aga ka meie enda käest. Sinu ja minu raha, maksumaksja dollarid heausksetelt ameeriklastelt, mis läksid Gaza tsemenditunnelit ehitamiseks, kus juute hoiti pantvangis 100 päevi. Kõik see ehitati ja maksti kinni lääne rahaga. Me arvasime või lootsime, et nad kasutavad seda haiglate, teede ja koolide ehitamiseks. Aga selle asemel kasutasid nad seda juutide tapmiseks. Sest nad on fanaatiline džihadistlik valitsus, mis on otsustanud Iisraeli hävitada. Muide, 7. oktoober oleks olnud kordades hullem, kui see katse oleks lõpuni viidud. Mitte Gazas, mis on väike ja millele pääseb ligi ainult Iisraeli kaudu.
Lõuna-lääne nurgas, mis on riigi kõige hõredamalt asustatud osa kõrbes, kus selle ümber on vaid mõned kogukonnad. Kujutage ette, kui see terrorikatse oleks toimunud mitte Gazas, kaugel eemal, vaid läänekaldal, Juudamaal ja Samaarias, mis ulatub peaaegu kogu Iisraeli pikkusesse ja on 2 korda suurem kui Gaza. Ja mis asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Iisraeli suurematest asustuskeskustest Tel Avivist ja Jeruusalemmast. Ja mis kõige tähtsam, asub kõrgemal maastikul, sest Juudamaa ja Samaaria piirkond, kus asub läänekallas, on kõrgemal Jeruusalemma ja kindlasti ka Tel Avivi suhtes. Ja seega, kui terroritunnelite võrgustik oleks selles piirkonnas eksisteerinud, oleks 7. oktoobri rünnakutega olnud palju raskem toime tulla, sest see oleks tähendanud, et raketid sajaksid kõrgendikelt Juudamaa ja Samaaria mägedest alla Iisraeli suurematele asustuskeskustele. Keegi ei taha kontrollpunkte vähem kui Iisrael ise, aga keegi Iisraelis ei saa endale lubada neist loobumist, sest me näeme, mida palestiinlased teevad, kui Iisraeli kaitseväe kontrollpunkte pole. Piisab, kui vaadata 7. oktoobril toimunut. Jah, ma arvan, et see on tegelikult õige ja sa hüppasid justkui ette, et käsitleda järgmist süüdistust oma raamatus, mis puudutas niinimetatud Gaza okupeerimist 6. oktoobril 2023. Ja taas ei seisne küsimus niivõrd sinu esitatud faktides, vaid pigem selles, miks see üldse küsimus oli. Arvestades, et kogu maailm nägi, kuidas Iisrael lahkus Gazast, püüdes asjatult rahuprotsessi käivitada. Ometi, nagu sa kirjutad, väidetakse laialdaselt, et enne 7. oktoobrit oli see vabaõhuvangla. Mitte iseseisev Palestiina riik, kõiges peale nime, kus Hamas sai vabalt ehitada kindlustusi New Yorgi metroosüsteemi suuruses ja koguda piisavalt relvi, et alustada pikka sõda. Ja taas, nagu paljude nende väidete puhul, ei ole asi niivõrd katses midagi muuta, tead küll, midagi muuta, vaid pigem sõnade tähenduse muutmises, et demoniseerida Iisraeli, mitte esitada isegi minimaalselt sidusat juriidilist argumenti. Kujutage ette lihtsalt vangla või koonduslaagri üldtunnustatud definitsiooni, mida alati kasutatakse, kui räägitakse Gazast, justkui Iisrael juhiks seal vanglat või koonduslaagrit. A prisoner concentration camp. Need on absurdsed väited, eks. Vangla või koonduslaagri keskne tunnus on see, et vangid peavad küsima ülemalt luba, et teha elus ükskõik mida nad tahavad teha. Kellele, tead küll. Able to do. Who to make. Kas nad võivad abielluda, kas nad võivad seksida, kas nad võivad äri alustada, kas nad võivad omada vara, kas nad võivad vara oma lastele pärandada. Kõik need asjad, kas nad võivad lugeda kirju või vaadata televiisorit või lahkuda. Kõik need asjad on rangelt reguleeritud kas koonduslaagri või vangla ülema poolt. Aga nagu ma just ütlesin, Iisrael lahkus Gazast täielikult 2005. aastal. Seega ei olnud 7. oktoobri ajal Gazas ühtegi iisraellast. Ükski palestiinlane ei saanud üheltki inimeselt luba küsida, et neid asju teha. Kui palestiinlastel takistati vara oma lastele pärandamist, maa ostmist või ettevõtete loomist ja arendamist, siis oli see ainult seetõttu, et nende Hamasi valvurid, Gaza tegelikud valvurid, takistasid neil seda tegemast. Tegelikult on see kõigist kõige olulisem punkt. Pärast 7. oktoobrit, nagu ka enne seda, kuid see muutus pärast seda eriti silmapaistvaks, nägime Gazas aset leidmas midagi väga kummalist, mis lükkab ümber isegi kõige nõrgema ettekujutuse, et Gaza võiks kunagi olla olnud vangide koonduslaager. Ja see on järgmine. Vangla ja koonduslaagri põhiolemus seisneb selles, et vangidel ei lubata lahkuda, eks. See ongi kogu eesmärk. Hoida nad luku taga. Ja alati on see vangla või koonduslaagri ülem, kelle ülesanne on takistada neil lahkumast. Aga üks asi, mida me nägime pärast 7. oktoobrit, oli see, et Iisrael ja mingil hetkel ka Ameerika palusid rahvusvahelist kogukonda lubada Palestiina tsiviilelanikel lahkuda, et nad oleksid ohust eemal. Ja et Iisrael saaks võidelda Hamasi vastu oma tingimustel avamaal, ilma et peaks muretsema Palestiina tsiviilisikute asjatute tapmiste pärast. Ja see ei olnud Iisrael, kes tahtis, et nad jääksid. See oli rahvusvaheline kogukond. Hamas, loomulikult paljud Hamasi piirkondlikud Araabia liitlased ja isegi eurooplased.
Niinimetatud Palestiina tsiviilelanikkonna sõbrad ja liitlased olid just need, kes sundisid palestiinlasi Gazasse jääma, luues vanglataolise keskkonna hoolimata iisraellaste vastuseisust. Milline vangla või koonduslaager on kunagi selliselt toiminud? Seepärast on oluline mõelda kriitiliselt ja loogiliselt nende väidete üle, mida me internetis näeme. Nüüd, järgmine väide Iisraeli vastu on see, et tegemist on apartheidiriigiga. Need väited on nüüd kõikjal levinud. Aga kas enamik sellest arutelust ei sõltu mitte arusaamast või valearusaamast, miks see nii on? Juudamaa ja Samaaria ning Gaza on alates 1967 aastast juriidilises vaakumis. Just seetõttu, et palestiinlased on korduvalt rahu tagasi lükanud. Ja oleme sellest juba rääkinud. Ma peaksin kõigepealt tegema selle põhipunkti ja siis liikuma sinu toodud mõtteni. Nimelt, et Iisrael ise ei saa olla apartheidiriik. Täpselt nii. Sest 20–21% selle elanikkonnast on moslemid või araablased. Ja neil on kõik samad õigused nagu juudi kodanikel. Nad võivad osta maad, anda seda edasi oma järeltulijatele, nad võivad alustada äri ja paljud on seda ka teinud. Kui sa lähed Abu Ghoshi või Jaffasse, kui sa lähed Nazaretti, näed sa araablasi juhtimas restorane ja kaubanduskeskusi, töötamas advokaatide ja arstina kliinikutes ning palvetamas 5 korda päevas Iisraeli juudi riigis. Iisraeli kohtus on araablasest moslemist ülemkohtu kohtunik. Araablastest kohtunikud on laialdaselt esindatud Iisraeli kohtusüsteemis. Araablastest advokaadid on laialdaselt esindatud Iisraeli õigussüsteemis. Tegelikult, kui vaadata Iisraeli ülikoolide sisseastumis- ja lõpetamismäärasid, mis on sotsiaalmajandusliku mobiilsuse mootorid, siis näete seda. Positiivse diskrimineerimise programmid, mida Iisraeli valitsus on rakendanud oma vähemusrahvusest araabia elanikkonna karjääri ja võimaluste edendamiseks. Jällegi, mõelge korraks. See pole midagi, mida apartheidiriik kunagi teeks. Need programmid on andnud tohutuid tulemusi. Tegelikult on sellistes koolides nagu hambaravi, õenduse ja võib-olla isegi meditsiini erialadel araablastest üliõpilaste osakaal terves klassis palju suurem kui araablaste osakaal kogu elanikkonnas. Ma arvan, et õenduses ja hambaravis on peaaegu 50% lõpetajatest araabia moslemid, kuigi nad moodustavad vaid umbes 20% elanikkonnast. Nii et väide, et araablasi koeldakse halvasti, diskrimineeritakse ja et Iisrael on mingilgi moel apartheidiriik, näiteks nagu Lõuna-Aafrika Vabariik oli või nagu Jim Crow-aegne Ameerika lõunaosa oli. Või ausalt öeldes, nagu enamik moslemiriike on tänapäeval sellised, kus mõte juudi ülemkohtu kohtunikust Iraanis, Iraagis või Jeemenis on lihtsalt naeruväärselt absurdne. Mõte, et juudid oleksid juhtivad tegelased advokatuuris või oleksid Süüria ja Egiptuse parlamendis oma parteidega esindatud, on absurdne või Ramallas ja Gazas. See on täiesti mõeldamatu, eks? Ma mõtlen, need on tõelised apartheidiriigid, mitte Iisrael. Aga tulles sinu poolt tõstatatud küsimuse juurde, siis inimesed ütlevad, okei, aga kuidas on palestiinlastega Juudamaal ja Samaarias? Nemad ju ei hääleta Iisraeli valimistel. Noh, selle kohta on mitu asja öelda. Esiteks, nad ei taha olla iisraelasedeks. Ma mõtlen, iga riigi kodanikuks olemise oluline osa maailmas on see, et sa annad truudusvande riigile ja nõustud järgima selle riigi seadusi. Palestiinlased on meile korduvalt öelnud, kaasa arvatud hiljutistes küsitlustes, mida on läbi viinud palestiinlastest küsitlejad, et üle 80 või 90% neist ei nõustu Iisraeli õigusega eksisteerida. Nad ei tunnista isegi Iisraeli kui tõelist riiki. Nad nimetavad seda okupeerivaks üksuseks või milleks iganes muuks jamaks, mida nad välja mõtlevad. Ja nad keelduvad vastu võtmast kodakondsust riigis, mida nende arvates ei eksisteeri. Kuidas saavad nad siis olla Iisraeli kodanikud, kui nad ei tunnista Iisraeli õigust eksisteerida? Mõtle Ameerika peale, eks? Me ei anna kodanikuõigusi mitte kodanikele, eks? Me ei luba inimestel, kes on elanikud, isegi kui nad elavad meie riigis, hääletada meie valimistel või olla vandekohtus või isegi omada tulirelvi või laskemoona. Tegelikult kohtleme mõningaid oma kodanikke erinevalt kui teisi kodanikke. Parim näide on Puerto Rico elanikud. Nad on täieõiguslikud Ameerika kodanikud, välja arvatud see, et tegelikult nad ei ole. Nad ei saa hääletada presidendi valimistel ja neil ei ole esindajad kongressis. See ei tee meist apartheidiriiki.
Ja viimane punkt muidugi on see, mida ma juba mainisin, nimelt, et Ameerikas oleme me varemgi iseendale omamoodi sõjalise okupatsiooni kehtestanud. Oleme kehtestanud sõjalisi okupatsioone ka teistele riikidele. Näiteks pärast teist maailmasõda Saksamaal ja Jaapanis, Koreas pärast sõda olid meil sõjaväebaasid koos sõjaväe kontrollpunktide ning rohkete relvade ja sõduritega. Et tagada rahu riikides, mis keeldusid allumast, mis pidasid meie vastu sõdu ja keeldusid reeglitest kinni pidamast. See ei nõudnud meilt, et annaksime Saksamaa kodanikele kodanikuõigused. See ei nõudnud, et lubaksime Jaapani kodanikel meie valimistel hääletada. Miks peaksid iisraellased siis lubama vaenlasel, kes alustas sõja järel, hävitussõdu Iisraeli kodanike vastu, kes ei ela Iisraelis ega taha seal elada? Miks peaks Iisrael andma neile samad õigused, mis on näiteks Iisraeli araablastel, kes on vande andnud ja järgivad seadusi Iisraeli ühiskonnas? Miks peaksid nemad saama samad õigused kui inimesed, kes on nõustunud alluma Iisraeli seadustele? Jaa, ma arvan, et see võtab asja kokku. Nüüd loomulikult kõige emotsionaalsem ja võib-olla ka ohtlikum süüdistus, mida Iisraeli pihta on pärast 7. oktoobrit visatud, on olnud süüdistus genotsiidi toimepanemises Gazas, mis jällegi näib peamiselt sõltuvat sõnadefinitsiooni muutmisest, et sobitada sooviga süüdistada korduvalt genotsiidi ohvreid selle toimepanemises. Aga kas siis, kui me need muudetud definitsioonid omaks võtaksime, ei tähendaks see, et sisuliselt iga sõda, mis on peetud ükskõik millistes tingimustes, kaasa arvatud liitlaste sõda natside vastu, oleks ise genotsiid? Absoluutselt. Ja tegelikult lükkas Nürnbergi kohus tagasi selle eelduse, mida me täna näeme. Nimelt, et liitlasvägede piloodid, kes lendasid Dresdeni, Nürnbergi, Berliini ja Jaapani kohal, võiksid olla sõjakuritegudes süüdi. Kui nemad olid need, kes reageerisid genotsiidirežiimile sõjas, mida nad ei olnud alustanud ega kunagi soovinud. Nürnbergi kohus lükkas selle eelduse konkreetselt tagasi. Ja nüüd näib see kole idee taas pead tõstat. Ilmselgelt mitte juhuslikult just siis, kui juudid on need, kes võitlevad selle nimel, et neid ei tabaks taas genotsiid. Tegelikus koha peal on see, nagu on öelnud kõrgetasemeline sõjaline grupp HLMG, kuhu kuuluvad peaaegu kõigi maailma lääneriikide armeede kõrgeimad ohvitserid ja kindralid, need ei ole juudid ega iisraellased. Rahvusvahelisele kriminaalkohtule ICC-le esitatud kirjalikus seisukohas ütlesid nad, et ükski teine armee maailmas pole kunagi rakendanud rohkem meetmeid ega keerukamat programmi, et hoiatada ja viia vaenlase poole tsiviilelanikkond ohust eemale. Ja nad ütlevad, et see ei ole mitte ainult täielikult vastuolus igasuguse genotsiidi süüdistusega. Pimeles, Iisrael ehitas Al-Mawasi laagri enam kui 1 miljonile palestiinlasele, kus nad pakkusid toidujagamispunkte, meditsiinikliinikuid, elamispindu ja lastehalvatuse vaktsiine kõigile Al-Mawasi lastele. Iisrael ei saada nende tohutute kulude eest arvet rahvusvahelisele kogukonnale. Lubas iga päev 100 veoautosid toidu, kütuse ja ravimitega humanitaarabi Gazasse. Isegi siis, kui see toit, kütus ja ravimid ei jõudnud Iisraeli pantvangideni, keda hoiti kirjeldamatutes tingimustes sügaval maa all olevates aukudes. Tegi seda kõike kunagi midagi vastu küsimata ja tegi seda viisil, mis on täiesti vastuolus igasuguste genotsiidisüüdistustega. Mõelge ajaloo tõelistele genotsiididele. Kas natsid tahtsid hoiatada juudi lapsi, et nad ei läheks Auschwitzi gaasikambrisse? Juba selle küsimuse esitamine on absurdne, eks? Ilmselgelt andsid natsid lastele seebitükke ja ehitasid väikseid dušiotsikuid, et petta juute uskuma, et need on päris dušid, mitte gaasikambrid. Et meelitada juudi tsiviilisikuid surmaalale, eks? Iisrael teeb täpselt vastupidist iga päev oma sõdades Gazas ja Liibanonis. See hoiatab tsiviilisikuid ette, et nad eemalduksid ohutsoonist. Kus see ütleb vaenlasele täpselt, kus ta ründab täna, homme ja ülehomme? Nii et see võtab Iisraelilt ära ründelise, sõjalise üllatusmomendi eelise. Kõige olulisem element igas strateegilises eesmärgis, kogu sõja planeerimises on üllatus.
ja Iisrael loobub teadlikult iga päev Gazas üllatuse eelisest, seades sellega ohtu omaenda poegade ja tütarde, poiste ja tüdrukute elud, kes saavad Gazas surma ja haavata sadade kaupa lõksude, improviseeritud lõhkekehade ja varitsuste tõttu, mille Hamas paigutas just seetõttu, et Iisrael teadis ja ütles neile, kuhu nad lähevad ning Hamas teadis, kus nad olema hakkavad. Kõik selleks, et säilitada ja kaitsta Palestiina tsiviilelanike elusid. HLMG ütleb, et see hoiatamissüsteem ei ole mitte ainult kõige keerukam, mida ükski armee maailmas kunagi kasutanud on, vaid see on ka täiesti vastuolus igasuguse genotsiidi süüdistusega. Aga nad ütlevad, et meie enda lääne armeed ei suudaks kunagi sellist süsteemi rakendada, sest meie oma elanikkond ei suudaks seda kunagi taluda. Me ei aksepteeriks kunagi oma poegade ja tütarde saakmist lõksudega ja varitsustega kodudesse, mis olid lõksudega ja varitsustega ainult sellepärast, et me ütlesime teisele poolele, kuhu me oma pojad ja tütred saadame. Ja ometi on riik, kes on teinud kõige rohkem süütute Palestiina tsiviilelanike elude kaitsmiseks ja säilitamiseks, muidugi see sama riik, keda rahvusvahelistes tribunaalides süüdistatakse vale ja absurdselt genotsiidi toimepanemises. Viimane asi, mida ma ütlen, on väga oluline, et me jätaksime selle sildi kõige raskema inimsuse vastase kuriteo tõeliste ajalooliste genotsiidide jaoks. Sest tulevikus võivad lahinguväljal tegutsevad armeed vaadata Iisraeli eeskuju ja öelda, vau, Iisrael kulutas $100 miljonit laagrite loomisele, vaktsiinide pakkumisele, humanitaarabi andmisele. See kaotas sadu oma poegi ja tütreid viisil, mis rebis Iisraeli ühiskonna lõhki, et hoiatada Palestiina poole tsiviilelanikkonda. Ja ikkagi süüdistati seda genotsiidis. Miks siis mitte kõik see vahele jätta? Säästame raha, säästame elusid, hoiame ära ühiskondliku lõhe. Laseks siis lihtsalt tuumarelvade või millegi muuga valimatult pommitada. Ja jah, meid süüdistatakse genotsiidis, aga meid oleks niikuinii genotsiidis süüdistatud. Võiksime vähemalt raha ja südamevalu säästa. See ongi oht, kui me kasutame genotsiidi mõistet sõdade puhul, mis ei vasta kaugeltki selle termini juriidilisele definitsioonile. Väga tõsi. Aga kas lõpuks ei taandu see arutelu ikkagi põhilisele arusaamale, et antisionism on antisemitism? Selles pole kahtlustki. Õige. Ja ma arvan, et küsimus, mille ma sulle esitan on, miks sa arvad, et juudi kogukonnas ja Iisraeli toetavas kogukonnas on nii palju inimesi, kes ei taha tunnistada, et just sellest see arutelu tegelikult käib? Sest me oleme elanud ühiskonnas, kus iga kord, kui keegi midagi ütles, süüdistati teda kohe selles, et ta on vaenulik vaeste, rasside, naiste või kelle iganes suhtes. Ja inimesed muutusid väga tundlikuks teiste nimetamise suhtes kitsarinnaliseks, sest see sõna kaotas oma tähenduse. Näed, see on sama asi nagu genotsiidiga. Kui sa süüdistad kõiki rassismis või kõiki süüdistatakse selles või teises või antisemiitikuses, siis sõna kaotab oma tähenduse. Ja seega on inimestel õigus olla ettevaatlik selles osas, kuidas nad asju sildistavad. Kuid me peaksime tunnistama, et päriselt on olemas rassiste, päriselt on olemas šoviniste ja päriselt on olemas antisemitte. Ja siin on see, millele kõik taandub. On kaks olulist asja, mida tähele panna. Kõik see on raamatus arutatud. Esimene asi on see, et antisionismi ajalugu ulatub tagasi 19. sajandisse. Ja alguses oli palju inimesi, kes olid antisionismi suured algatajad, selle suured pooldajad. Nad armastasid antisionismi just seetõttu, et see oli antisemiitlik. Nad mõistsid seda võlu, eriti Nõukogude Liidus ja 20. sajandi keskpaiga tärkavates Araabia riikides, et antisionismi võlu seisnes just selles, et see oli juudi vastane. Ja Was anti-Jewish. Ja nii ongi nüüd see mõte, et tol ajal oli moes olla antisemiitlik, eks? Meil oli holokaust, meil oli Nõukogude Liit, sügavalt antisemiitlik. Varased Araabia riigid olid sügavalt antisemiitlikud, õpetades Sioni tarkade protokolle ja muid valepamflette. Nii et seal oli antisionismi puhul positiivne see, et see oli antisemiitlik ja kõik aktsepteerisid ning mõistsid seda. Muide, raamatus on välja toodud kõik ajalehed, ajakirjad ja raadiosaated, kus antisionismi seoti juudi vihaga.
tänapäeval tänu holokaustile ja sellele, kui hästi juudid on integreerunud lääne tsivilisatsiooni, on antisemiitlik olemine ühiskonna osades, suurtes ühiskonna osades muutunud ebamoodsaks, eks? Nii et nüüd peab inimene, kes tahab olla antisionist, väga-väga palju vaeva nägema. To destroy, to divide this Et laudada see ajalooline seos, see tihe seos antisionismi ja antisemitismi vahel. Aga me peame tunnistama, et see on ajalooline ja tegelikult definitsiooniline anakronism. Ja siin on teine punkt. Ja see on kõige tähtsam punkt üldse. Ja see on järgmine. Kui me kritiseerime Ameerika Ühendriikide valitsust, seda poliitikat, tervishoidu või mida iganes, peame tunnistama, et me ei ole Ameerika vastased. Miks? Sest kui me kritiseerime oma valitsust, ei ütleme, et Ameerika poliitiline eksperiment oli kuri viga ja et riik tuleks hävitada ning kõik selle inimesed tappa või pagendada. Aga just selles erineb sionismi vastasus. Sest sionismi vastane ei piirdu ainult Iisraeli poliitika kritiseerimisega haredide suhtes või tervishoiukliinikute või asunduste suhtes Lõunas ja Negevis. See ei ole see, millest sionismi vastasus räägib. Sionismi vastasus, nagu nimigi ütleb, on lihtsalt veendumus, et juutidel ei ole õigust, nagu teistel rahvastel, omaenda rahvusriigile nende esivanemate kodumaal. Nii et sionismi vastaste jaoks on bulgaarlasel õigus suveräänsusele Bulgaaria kodumaal ja iirlasel õigus Iiri viigile Iiri rahvuslikul kodumaal. Ja korealasel on õigus Korea riigile Korea rahvuslikul kodumaal. Isegi palestiinlastel on õigus riigile Jordani jõe ja Vahemere vahel. Kõigil on need õigused, välja arvatud ühel rahval, juutidel. No see on lihtsalt antisemitism, puhtal kujul. Sionism seisab selle eest, et juudid ei ole paremad kui teised, vaid et juudid on võrdsed kõigi teistega oma põhiõiguses omada rahvusriiki oma esivanemate kodumaal. Ja just sellepärast on antisionism oma olemuselt alati olnud ning on ka täna sügavalt antisemiitlik liikumine. Jaa. Ma küsin sinult selle raamatu kirjutamise kohta veel ühe viimase küsimuse. Selle raamatu koostamise käigus, mis minu arvates on märkimisväärne pingutus, et vastata Iisraeli vastu esitatud süüdistustele. Kas oli midagi, mida sa õppisid, kas ajaloo, õiguslike pretsedentide või sõja kohta juutide vastu, mis sind üllatas? Või raamatu vastuvõtu osas? Kas on midagi, mida oled õppinud või mis on samuti üllatav? Noh, mind üllatab veidi raamatu vastuvõtt. Ma mõtlen, nagu ma ütlesin, olen saanud kümneid kõnesid ja e-kirju inimestelt, kelle arvamus on raamatu tõttu muutunud. Ja ausalt öeldes olen tundnud end väga austatuna selle suure toetuse tõttu, mida raamat on saanud. Teate, mul oli just intervjuu doktor Kadasiga, Toora ülikooli presidendiga, kes ütles, ma arvan, et ta ütles midagi sellist. Ta on lugenud sadu raamatuid Iisraeli kohta ja see on tema sõnul parim või üks parimaid raamatuid Iisraeli kohta, mida ta kunagi lugenud on. Ma olin sügavalt liigutatud ja tundsin end väga austatuna, kui sellised inimesed nagu teie ja tema ning teised ütlesid selliseid asju raamatu kohta, mille ma kirjutasin. Sest hoolisin sellest väga, kuid polnud kindel, kas keegi seda üldse kunagi loeb. Aga sisu poolest oli minu jaoks üks kõige üllatavamaid asju see, et üks läbivaid jooni raamatus sai üheks alateemaks alles siis, kui ma selle ära tundsin. On see, et tegelikult ei ole ükski 6 väitest Iisraeli kohta lihtsalt tühjast kohast, ei millestki õhust võetud väide. Iga väide on tegelikult geniaalselt üles ehitatud selleks, et peegeldada juutide kannatusi. Tegelikult on iga väide nii mõjus ja jõuline just seetõttu, et see pöörab pea peale tegelikkuse, mis tegelikult ohvristas juudid. Ja siis ajaloolises püüduses juutide kannatusi pisendada mängitakse omamoodi laste mängu. Ei, mina ei ole, sina oled juutide suhtes. Näiteks, juudid on rahvas, kelle vastu pandi toime tõeline genotsiid. Vähendame selle genotsiidi tähendust, kus 6 miljonit juuti hukkus, väites, et sõda Hamasi vastu, kus 50 või 60 000. or 50 or 60,000. Inimest hukkus, näete siin suurusjärkude erinevust, on sama asi. Tõelist apartheidi rakendatakse kogu Lähis-Idas. Nagu me varem arutasime, ei ole juudid need, kes apartheidi rakendavad. Araablased rakendavad seda juutide vastu.
Tänapäeval on kogu Lähis-Idas tõeline asunike kolonialism. Araabia moslemid tõrjusid 7. ja 8. sajandil pes Kristus Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika üle võttes välja sadu põlisrahvaid. Nagu Põhja-Aafrika berberid, zoroastristid, pärslased, kurdid, rohingjad, jesiidid, neid on kümneid, druusid. Aga juudid, kes on selle maa põlisrahvas, on need, keda nimetatakse asumaa kolonialistideks. Iga väide ja siis muidugi on meil ka legitiimsuse väide, millest me varem rääkisime. These countries around the world, Need riigid üle maailma väidavad, et Iisraelil puudub legitiimsus, kuigi Iisrael vastab kõigile 4 Montevideo testi elemendile, samal ajal kui nad tunnistavad Palestiina riiki legitiimseks, kuigi Palestiina riik ei vasta kahtlemata Montevideo testile. Sa näed, kuidas iga väide tegelikult pöörab reaalsuse pea peale ja peegeldab midagi, mida tegelikult juutide vastu toime pannakse. See on muide geniaalne turundus. Ja ma ei saanud sellest päriselt aru enne, kui hakkasin raamatut kirjutama. Jah, väga hästi öeldud. Kohtunik Oltman, aitäh, et täna meiega liitusite. Ma soovitan teie raamatut meie publikule väga. See on suurepärane, hästi kirjutatud, juriidiline ja ajalooline teos. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad selle raamatu endale hankida? Seda saab osta kõikjalt, kus raamatuid müüakse, näiteks Amazonist. Kuigi Amazonis sai see vahepeal otsa, aga nüüd on meil teine trükk jälle saadaval. Nii et võite minna Amazoni, Barnes & Noble'i, Books A Millionisse või ükskõik millisesse oma kohaliku kogukonna raamatupoodi, kus raamatuid müüakse. See on tore kuulda. Tahame tänada ka meie kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Tobini Daily Editionit, mida saate kuulata kõikjal, kust podcaste leiate. Või kui kuulate meid mõnes neist, või vaatate meid otseülekandes Facebookis või X'is või JNS-i YouTube'i kanalil, siis palun pange like ja või tellige JNS. Klõpsake kellukesele, et saada teavitusi ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ning andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ja mida te sellest arvate. Eriline tänu Dr. Phil Jacobsile, kelle toetus on aidanud kaasa meie suhtele kohtunikuga. Ma tahan samuti eriliselt tänada Dr. Phil Jacobsit, kes on meie kogukonnas sarmikas ja tark juudi kogukonna juht. Jah, ja ka paljudele teistele JNS-i toetajatele, kes on aidanud süvendada meie suhteid kogu kogukonnas. Ja pidage meeles, jätkake lugemist ja mõelge ise. Ja kohtume teiega jälle järgmisel nädalal.